Aastakümneid on hävituslennukid valitsenud taevas. Planeedi andekaimate pilootide poolt juhitud on need mitmemiljonilised sõjatehnika imed olnud asendamatud õhuülekaalu saavutamisel üle kogu maailma. Kuid hävitajate ajastu võib lõppeda palju kiiremini, kui keegi oskas arvata, sest midagi uut on silmapiiril ja see muudab lahingureegleid. Tutvu X-Patiga, reaktiivmootoriga autonoomse hävitajadrooniga. X-Pat pakub sama tüüpi kiirust, varjatust ja tipptasemel tehnoloogiat nagu tavaline hävitaja, kuid lisaks terve hulga täiendavaid eeliseid. Näiteks see, et tal pole vaja kokpitti ega pilooti, mis tähendab, et ta ei väsi kunagi, ei tee vigu ja ei pea lahingukuumuses hetkega otsuste tegemisel tuginema inimeste mõistusele, tunnetele ega reaktsioonikiirusele. Nii et samal ajal, kui maailma suurriigid investeerivad endiselt miljardeid mehitatud platvormidesse, on X-Patil potentsiaal need kõik vananenuks muuta ja tuua kaasa täiesti uue ajastu õhusõjas. See on erakordselt ambitsioonikas projekt ja ettevõttel, kes selle taga seisab, Shield AI'l, lasub suur surve tulemust saavutada. Õnneks tundub, et selles ettevõttes on õiged inimesed õigetel kohtadel. Üks selle kaasasutajatest on näiteks Brandon Seng, endine mereväe SEAL ja pealveesõja ohvitser, kes teenis USS Pearl Harbori pardal. Ta koges omal nahal neid probleeme, mida tehisintellekt võiks lahendada, nägi, kui palju elusid autonoomsed tehnoloogiad võiksid päästa ja soovis olla osa sellest muutusest. Ettevõtte lennukitehnika vanem asepresident on aga ei keegi muu kui Arma Harris, kes töötas varem SpaceXis, juhtides meeskondi murranguliste tehnoloogiate nagu Starlinki satelliidisüsteem ja Falcon 9 korduvkasutatav kosmoserakett arendamisel. Lisaks sellele, et Shield AI on kokku pannud tõelise unistuste juhtkonna, on ettevõte seni arendanud ja turule toonud 2 olulist toodet, HiveMind ja VBAT, millega on saavutatud tugev maine. HiveMind on sisuliselt tehisintellektil põhinev pilooditarkvara, mis on loodud mehitamata õhusõidukite ja koostegutsemise jaoks. See toimib nagu autonoomne piloot, võimaldades tervetel drooniparvedel täita missioone ilma inimoperaatorite või igasuguse käsitsi sekkumiseta. VBAT on samal ajal täiustatud vertikaalse õhkutõusu ja maandumisega. VTOL mehitamata õhusõiduk, UAV, mis on loodud luure, seire ja rekognosseerimismissioonideks. Tänu täiustatud disainile, kuid lihtsale kasutamisele, saab VBAT 2-meheline meeskond kokku panna vähem kui 30 minutiga. Selle ainulaadne kanalventilaatori tehnoloogia võimaldab tal õhku tõusta, hõljuda ja üle minna tiivulennule, samas kui selle kõrge efektiivsusega raskekütuse mootor võimaldab tal püsida õhus pikema aja jooksul, üle 13 tunni järjest. VBAT on juba lahingutes tõestatud ning on kasutusel näiteks Ameerika Ühendriikide mereväes ja rannavalves ning see on teel ka teistesse riikidesse. Tellimused on olemas Indiast ja Hollandist. See on kõrgelt hinnatud droon, kuid X-Patiga loodab Shield AI luua midagi palju suuremat ja mõjukamat. Midagi, mis võiks õhusõjandust tulevaste põlvkondade jaoks revolutsiooniliselt muuta. Pärast kuid kestnud saladuskatet esitles Shield AI platvormi esimest korda 2025 aasta oktoobris, kus Harrise vastas The Warzone'i küsimustele drooni disaini, põhifunktsioonide ja kasutusvõimaluste kohta. Ta selgitas kohe X-Pati arendamise põhjuseid. Nii et me oleme püüdnud lahendada Ameerika Ühendriikide suurimat probleemi tänapäeval, milleks on see, kuidas vastata meie samaväärsete vastaste tõusule, see, et Hiina ning nende võime meid 21. sajandi sõjatehnoloogias üle kulutada ja üle toota. Ja viis, kuidas seda teha, on kasutada Ameerika põhieelist, milleks on innovatsioon. Harris selgitas edasi, et X-Pat ei ole lihtsalt lennuk, vaid täiesti uus relvasüsteem, mis muudab jõudude tasakaalu Vaikse ookeani piirkonnas. Võttes selle eesmärgi ja potentsiaali kokku, ütles Shield AI vanem asepresident, see, mida see teeb, on... See toob sisuliselt F-35 või mõne muu 5. põlvkonna hävitaja võimekuse, paneb selle vertikaalse stardi ja maandumisega platvormi peale ning pakub seda 5. põlvkonna hävitajaga võrreldes 10. hinnaga kogu elutsükli jooksul. Lühidalt öeldes võimaldab X-Pat Ameerikal vastata Hiina 5. ja isegi 6. põlvkonna lennukitele millegagi, mis on sama võimekas, kuid maksab vaid murdosa hinnast. Aga enne kui süveneme selle ainulaadsetesse eelistes, vaatame lähemalt, mis täpselt on X-Pat. Senini avaldatud andmete põhjal kuulub X-Pat 5. rühma droonide hulka, mis on kõige raskem rühm, kaaludes üle 1320 naela ehk 600 kilogrammi.
Selle tiiva ulatus on 39 jalga ehk 12 meetrit ja kerepikkus 26 jalga ehk 8 meetrit, mis teeb selle oluliselt suuremaks kui paljud droonid, kuid siiski üsna kompaktseks võrreldes tavalise hävituslennukiga. Tõepoolest, Shield AI märgib, et isegi 3 X-Pati kõrvuti asetatuna võtavad kokku vähem ruumi kui tavaline hävitaja. Mis puudutab selle tehnoloogiat, siis X-Pat tugineb V-Pati poolt loodud alustele, kuid läheb oluliselt kaugemale. Mitte ainult täiesti erineva välimusega, vaid ka palju arenenumate võimetega. VTOL tüüpi droonina on sellel võime nii vertikaalselt õhku tõusta kui ka maanduda, ilma et oleks vaja tavapäraseid lennuradu. Selle asemel kasutab see üsna suurt stardi- ja maandumissõidukit LRV-d, mis võimaldab tal maapinnalt õhku tõusta ja mõne minutiga tuhandete või isegi 10 000 jalgade kõrgusele tõusta. Kui LRV on positsioonil, liigub see vertikaalasendisse ja laseb X-Pati otse õhku. Droon kasutab järelpõleteid, et saavutada vajalik tõukejõu ja kaalu suhe, mis võimaldab võimalikult kiiresti maapinnalt õhku tõusta. Harrise sõnul võtab algne stardiprotsess aega vaid umbes 25 sekundit. Seejärel, kui piisav kõrgus on saavutatud, liigub X-Pat horisontaalsesse asendisse ja on valmis täitma kõiki ülesandeid, mis operaatoritel plaanis on. Ja sellel on võime püsida õhus märkimisväärselt kaua. Shield AI märgib, et selle maksimaalne tööulatus on üle 2000 meremiili ehk 2300 miili ehk 3700 kilomeetri. Maandumisprotsess on sama sujuv ja ladus, kus X-Pat aeglustab järk-järgult kiirust, läheb üle vertikaallennule ning sooritab hoolika, kontrollitud ja väga täpse laskumise lennutekile. See puutub taas kokku LRV-ga, mille järel rakenduvad kinnitussüsteemid, mis lukustavad drooni tagasi oma kohale, enne kui LRV taas teele asub. Olenemata sellest, kas X-Pat tõuseb õhku, on õhus või maandub, seda juhib ja käitab Shield AI enda HiveMind tarkvara. See annab droonile tehisintellekti aju, võimaldades tal sooritada kõige keerukamaid õhumanöövreid või isegi teha koostööd mehitatud hävitajate ja teiste droonidega grupioperatsioonide raames. Isegi piirkondades, kus tavaline raadioside või GPS navigeerimine ei tööta. Mis puudutab võimsuste kiirust, siis X-Pat on varustatud General Electric F110 mootoriga, mis võib lennundusekspertidele üllatusena tulla. X-Pat on tipptasemel, peaaegu futuristlik uuendus, kuid F110 on tegelikult üsna vana mootor, mis töötati välja 1970-ndatel. Siiski on põhjus, miks Shield AI just selle konkreetse komponendi valis. See võib olla vana, kuid on erakordselt usaldusväärne. F110 on kasutatud mõnedes viimase 50 aasta parimates USA sõjalennukites, sealhulgas F-14 Tomcatis, F-15 Strike Eagle'is ja F-16 Fighting Falconis. See on end lahinguväljal tõestanud, pakkudes vajalikku jõudu mõnedele maailma parimatele hävitajatele. Ja kuna X-Pat on palju väiksem kui tavaline hävitaja, ei vaja see tingimata uhket uut tipptasemel mootorit. Tegelikult põhjustaks täiesti uus mootor tõenäoliselt drooni tootmiskulude märkimisväärse kasvu ning lükkaks edasi selle kasutuselevõtu ja operatiivteenistusse jõudmise kuupäeva. F110 mootor peaks võimaldama X-Patil saavutada samuti üsna muljetavaldavaid kiirusi. Kuigi Shield AI pole jaganud konkreetseid andmeid, eeldavad eksperdid, et see võiks hõlpsasti ületada helikiiruse ja potentsiaalselt saavutada tippkiiruseks umbes Mach 1,2 ehk 920 miili tunnis, mis oleks drooni kohta erakordselt kiire. Ja see pole mitte ainult kiire, vaid ka raskesti avastatav. Selle üliaerodünaamiline disain meenutab B2 Spiriti või B21, millel on teravad servad taeva lõikamiseks, siledad pinnad õhutakistuse vähendamiseks ning kompaktne ja madal profiil, lisaks sisemised relvaruumid, mis peaksid tagama võimalikult väikese radarijälje. 2025 aasta oktoobris kinnitas Shield AI, et X-Pat oli olnud arenduses umbes 18 kuud ja valmistus oma esimeseks VTOL-lennuks. 2026 aasta mais rääkis Armor Harris taas Warzone'ile, et jagada viimaseid uudiseid drooni ja selle järgmise taseme võimekuse kohta. Aga enne kui vaatame, mida ta ütles ja selle hävitusdrooni mängu muutvat potentsiaali, vaatate saadet The Military Show ja kui te pole veel tellinud, siis nüüd on aeg seda teha. Intervjuu ajal selgitas Harris, mis teeb X-Pati disaini nii arenenuks ja tulevaste sõjaliste rakenduste jaoks kasulikuks. Ta tõi näiteks esile X-Pati aerodünaamika, selgitades, et see on loodud suure tõstetakistuse suhtega võrreldes tavapäraste lennukitega, mis võimaldab saavutada kõrget kruiisivõimekust.
Ta puudutas ka selle kütuse säästlikkust, märkides, et X-Patil on oma suurusklassi lennuki kohta tavapärasest suurem mootor. See muudab selle tegelikult tõhusamaks õhku tõusmisel ja kruiisikõrgusele jõudmisel võimalikult kiiresti, kasutades selle käigus võimalikult vähe kütust. Lõpuks ja võib-olla kõige olulisemana rääkis ta X-Pati kaalust. Ta selgitas, et sabale toetuv startimine ja maandumine on kõige tõhusam viis vertikaalseteks õhkutõusudeks ja maandumisteks, kuid seda on alati olnud keeruline tavapäraste lennukitega saavutada. Selle tõttu tõusevad ja maanduvad paljud olemasolevad VTOL disainid nagu F-35 või Harrier näiteks horisontaalselt, enne kui nad lennule üle lähevad. See hõlmab pööratavaid tüüse ja tõsteventilaatori süsteeme, mis pole mitte ainult kallid, vaid lisavad ka lennuki kaalule. X-Pat teeb asju väga erinevalt, kasutades seda, mida Harrise sõnul nimetatakse lihtsaks, sirgjooneliseks F-16 tüüpi tõukejõusüsteemiks. Koos spetsiaalselt valmistatud LRV-ga, mis tähendab, et paljud VTOL-i jaoks vajalikud süsteemid ja komponendid asuvad tegelikult LRV sees, mitte droonis endas. Näiteks X-Patil ei ole ega ole vaja telikut, mis võib olla üsna kohmakas ja raske. Lennuki suurus ja tõukejõu ning kaalusuhe. Sellel ei ole ka abijõuüksust ehk APU-d, sest LRV-l on oma akupakk, millega käivitada X-Pati mootor. Nagu Harrise selgitab, muudab nende süsteemide maandumisaparaadile paigutamine drooni ise palju voolujoonelisemaks, väiksemaks ja kergemaks. Ja eelised ei piirdu sellega. Kuna X-Pat on autonoomne, ei vaja see ilmselgelt pilooti, kokpitti, elutoetussüsteemi ega muid piloodile suunatud komponente ja tehnoloogiaid, mis samuti maksavad raha, tarbivad ressursse ja võtavad ruumi. X-Pati autonoomne olemus tähendab ka seda, et neid droone võiks teoreetiliselt toota ja kasutusele võtta massiliselt ilma pikaajaliste piloodikoolitusteta. Näiteks võib ühe F-35 piloodi lahingmissioonideks ettevalmistamine võtta sõna otseses mõttes aastaid koolitust. Ja isegi arenenud sõjaväeakadeemiate ja väljaõppeprogrammidega ei ole USA-l ega teistel suurriikidel lõputult maailmatasemel tippilootide järelkasvu. Ainult parimatest parimad on tõeliselt piisavalt head, et istuda nende ülimalt arenenud ja keeruliste masinate kokpitti, mille hind võib ulatuda kümnete või isegi üle $100 miljoni tüki kohta, mis tähendab, et nende tootmisel ja kasutuselevõtul on alati piir. X-Pat murrab need piirid. Veelgi enam, isegi aastatepikkuse väljaõppe ja kogemustega on piloodid ikkagi inimesed. Nad võivad teha vigu, nad võivad väsida ning nende kehad võivad kannatada, kui nad puutuvad kokku hävituslennukite lendude äärmuslike kiiruste ja gravitatsioonijõududega. Nad vajavad ka pause, puhkust, toitu ja vett, samuti spetsiaalset varustust, riietust, sidesüsteeme ja nii edasi. X-Pat piloot ei vaja midagi sellest ega seisa silmitsi samade väljakutsetega, sest ta ei ole inimene, see on tehisintellekt. Tehisintellekt, mis ei väsi kunagi, ei kõhkle kunagi ja vähemalt teoorias teab alati, milline on õige käik täpselt õigel ajal, tehes otsuseid hetkega ja reageerides ülikiirelt. Sellise ajuga sees pole võimalik ette kujutada, kui võimas X-Pat võiks olla. Olgu selleks siis rünnakumissioonid, õhuvõitlusoperatsioonid, elektrooniline segamine või luure, jälgimine ja luureandmete kogumine ehk ISR, sellel on potentsiaal saavutada ületamatu täpsus ja tõhusus. Ja taaskord on Shield AI olnud kidakeelne oma varghävitusdrooni, võimalike relvastuste ja missioonisüsteemide osas. Kuid Harrise sõnul on sellel sama suur relvakandebaas kui F-35, kuid potentsiaal lennata 2 korda kaugemale. Ta ütles TVZ-le, et X-Pat on loodud arvestades väga erinevaid lahingutingimusi. Ta ütles, see peab töötama kõrbes, see peab töötama kaugpõhjas, Arktikas, see peab töötama kõrgete merelainetega, see peab töötama MCOM tingimustes, see peab töötama GPS-i puudumise tingimustes. On ilmne, et X-Pat ei ole loodud vaid 1 või 2 võimaliku lahingustsenaariumi jaoks. See on droon, mis on ehitatud peaaegu kõigeks, valmis minema sinna, kuhu vaja, alates kauge põhjajäistest maadest kuni Lähis-Ida kõrvetavate kõrbeteeni. Nagu Harrise märgib, on see tõeline mitmeotstarbeline platvorm, mis pakub olulist paindlikkust, mida kaasaegne sõjaline suurvõim vajab. Ja 2 suure sisemise relvaruumiga, mis on sama suured kui F-35 omad, on piisavalt ruumi erinevatele relvasüsteemidele ja muudele tehnoloogiatele, mis aitavad X-Patil oma eesmärke saavutada. Oma seni avaldatud turundusmaterjalides märgib Shield AI näiteks, et X-Pat võib olla varustatud mitmete õhk-õhk-tüüpi rakettidega, sealhulgas AIM-174 ja AIM-12, samuti õhk-maa-tüüpi rakettidega nagu LRASM ja JSOC-1.
See on varustatud ka elektroonilise sõjapidamise süsteemiga, mis võib koosneda radarisegajatest ja muudest tehnoloogiatest, mille eesmärk on tekitada vaenlase jõududes segadust ja kaost. Lisaks sellele on X-Patil ka paar välist kütuseühendusega riputuspunkti, mida Harrise sõnul saab kasutada näiteks õhutankimispaagi kandmiseks, võimaldades sellega tankida teisi mehitatud hävitajaid või isegi droone ümbritsevas õhuruumis. Veelgi enam, kuigi Harris ei soovinud X-Pati stealth-võimekuse kohta liiga palju infot jagada, märkis ta, et see on loodud maksimeerima kulutõhusust tänu oma madala radar- ja infrapunasignatuuri vähendamise võimele. Ta tõi näiteks B-21, nimetades seda kõige paremini varjatuks platvormiks, mis on saadaval, kuid samas ka äärmiselt kalliks, lisades, et kõigi missioonide jaoks pole sellist LO tehnoloogiataset alati vaja. Aga mis oleks, kui selle ühe väga tipptasemel asja asemel saaksin sama hinna eest 10, 15 või 20 veidi vähem tipptasemel asja, kuid saavutaksin massiga sarnase efekti? See ongi lühidalt XPAT. Seda ei ehitatud selleks, et olla parem kui parimad pommitajad või kõige uhkemad hävituslennukid. See loodi selleks, et suudaks tegutseda sarnasel tasemel palju väiksema riskiga ja murdosa hinnaga. Iga selle disaini detail loodi neid eesmärke silmas pidades, alates üsna vanast, kuid ülimalt töökindlast mootorist kuni tipptasemel LRV VTOL süsteemini. Asi on optimeerimises ja parim osa on see, et Shield AI pole veel valmis. See on ikkagi alles pooleli töö. Ettevõttel on praegu, nagu Harrise sõnul, paar prototüüpi oma Frisco Texase rajatises ning eesmärk on teha esimene lend 2026 aasta lõpuks. See ei kiirusta asjadega, vaid töötab aeglaselt, kuid kindlalt läbi astmelise testimisplaani, samal ajal jätkates võimalike täiustamisvaldkondade tuvastamist XPAT-i disainis, uurides VBAT-i poolt pakutud reaalseid lahinguandmeid, et muuta järgmise põlvkonna vargdrooni võimalikult tõhusaks, täpseks ja usaldusväärseks. Harris mainis isegi, et ettevõte otsib võimalusi, kuidas võimaldada X-Patil õhus tankimist, mis suurendaks selle tegevusulatust veelgi. See on juba murranguline disain, mis ühendab endas VTOL-i võimekuse, pikendatud lennuulatuse, mitmeotstarbelised missioonisüsteemid ja arenenud autonoomsuse. See lahendab nii paljud probleemid, mis on aastaid vaevanud mehitatud platvorme, nagu kulud, keerukus, ellujäämisvõime ja operatsioonirisk. Ja sellel on potentsiaali veelgi paremaks saada, pakkudes USA sõjaväele ja igale teisele riigile, kes otsustab sellesse investeerida, enneolematut ja võrreldamatut väärtust. Ja see on alles algus. Teised kaitsetööstusettevõtted töötavad samuti reaktiivlennuki stiilis droonide kallal ning mida rohkem neid uuendusi arendatakse ja kasutusele võetakse, seda on vaid aja küsimus, millal lahinguvälja taevas ei täitu enam tavapilootide ja nende lennukitega, vaid vargdroonide ja nende tehisintellektiga. Ja see on vaid üks paljudest põnevatest sõjalistest uuendustest, mis on lähikuudel ja aastatel USA sõjaväes kasutusele võetavad. Saad rohkem teada teisest põnevast ulmelisest relvast selles videos või vaata seda videot, et näha, kuidas USA on juba saatnud tippsalajase luuredrooni Iraani taevasse. Ja lõpuks ära unusta tellida The Military Show kanalit, kui sa ei taha ilma jääda veelgi põhjalikumatest analüüsidest, värsketest uudistest ja sõjalistest raportitest üle kogu maailma.